Ülemäära tihti just tegelikult ju seda ei juhtu, et mõni maailmakuulus toode saab endale Eestist reklaamvideo. Kuidas selle asja alguslugu siis on? Selle alguslugu on sellest, et see toode või CF-Moto kaubamärk üldse on eestlastele juba tuntud ligemale 20 aastat. Et ka tootja on sellest edust kindlasti väga üllatunud, sest meie turuosa CF-Motol Eestis on olnud läbi pikkade aastate üle 10-12 aastat on seal üle 50% olnud ja ilmselt see on see, miks usaldatakse meid siuksi reklaami tegema. Tegelikult oli niimoodi, et selle klipi point või mõte oli lansseerimine, et siis, kui see mudel tuli nagu avalikuks, see müük algas pihta, selleks see lansseerimise siis avatseremoonia siis background või see taustavideo oli selle põhi, sest tegelikult see video on peaaegu 3 minutit pikk ja tavareklaamis nii pikka kunagi ei kasutata, et kasutatakse vaid 10, 15, 20 sekundit on ju. Aga jah, see story, nagu mis seal filmiti selleks, see oli nagu 3 minutit. Kindlasti esimene mõte oli see, et mis me teeme 15-20 minutit ja pillid kotti ja koju ja jääme jube head tulemust ootama. See, et sellest oli ligi 3 päeva tööd on ju, selleks mõnekümneks sekundiks filmiti. Mina isiklikult isegi ei tea, kui palju minuteid, kui mitme erineva, ma tean, et droone oli ainuüksi 3 või 4, mida kasutati seal on ju. Et selles mõttes kogu see meeskond kokku oli juba nii muljetavaldavalt suur, et see isegi natukene tekitas kõhedust alguses. Et hea on vaadata lõpptulemust, aga mis selle taga peitub, eks? Jaa, aga teisest küljest oli see ka väga põnev, on ju, et näha seda telemaastikku natukene nagu siis seestpoolt ja tegelikult ka mõne võrra seda protsessi juhtida, on ju. Kairi Rondo ja Jaagup Kreem said siis selle loo nägudeks, et millest see valik? Eestlastele teada, Jaagup Kreem loomulikult ju Eesti üks nimekamaid rockstaare üldse. Loomulikult, kui tema võtab midagi sõita kasutada, siis see tõmbab tähelepanu kindlasti. Kairi Rondo samamoodi, teada tuntud telenägu, tema taust ka mõnevõrra niisugune motosõbralikum, ehk ta on ju motokrossi taustaga ja quadi sõitja, mätsib kokku hästi. Mis need kihtid kohad olid, mis te välja valisite, mida siis maailmale näidata? Ka eks me valisimegi sellise sügisese metsavahe ja selle, mis läheks nagu kogu Skandinaavia niisuguse üldpildiga kokku. Et ta töötaks mitte ainult Eestis, vaid ta töötaks sama hästi Leedus, ta töötaks sama hästi Soomes, on ju, et see oli see eesmärk. See video läkski ju tegelikult ülemaailmse lansseerimise käigus ja tegelikult said kõik distribuutorid üle maailma selle video kätte, nad said seda omamoodi lõigata, kasutada oma reklaamides. Ja pildid, mida Risto Pirnpuu tegi selle võttepäevade lõiguse, need läksid ju kõik siis nagu wallpaper reklaamideks on ju, et need ongi kõik Eestis tehtud ja need olid väga palju leidsid kasutust. Et seda nägime me ise ka sotsiaalmeedias, isegi siiamaani näeme erinevates reklaamides, olgu see Kanada või Austraalia,
ikka tulevad need pildid jälle välja, keegi on kuskil sotsiaalmeedias jaganud ja seal oma keeles midagi tähtsalt alla kirjutanud, et lahe on näha seda.